Tere jälle! Me tervitame teid siit väikesest Fotoluxi õppestuudiost ja kuna alanud on kevad, siis räägime ühest hästi aktuaalsest teemast, statiivipeadest. Meil on tegemist siin kuulpeaga. Kõikidel kuulpeadel on kiirkinnitusplaat, mis on kinnitatud kaamera alla ja läheb ta sellise ilusa sujuva lõkatsiga siia pea peale kinni. Ja kuulpea hästi suur pluss on see, et me keerame ta lahti ühest vindist ja kõik siin peal muutub kohe keeratavaks kõikidesse suundadesse. Selles suhtes ei ole kuulpeal absoluutselt mingit vastast. Kuulpeal on aga omad väiksed miinused. Kui me vaatame siin kõrva olevat pead, siis 3D peaga võrreldes on kuulpea miinuseks see, et näiteks kui me pildistame panoraami, siis kui me tahame väikest nurka muuta kuulpeaga, me keerame lahti kinnitushooba ja sellega muutub absoluutselt kõik. Ei ole võimalik muuta nii väikseid kraade eraldi, kui on võimalik muuta seda 3D peaga. Näiteks kui me paneme 3D peale kaamera, nii, lukustame ta kiirpeaga ära, keerame kangid kinni ja nüüd, kui me hakkame loodust pildistama, oletame, et me leiame, et panoraam on natukene paigast ära. Piisab ainult sellest, kui me keerame lahti ühe kangi, paneme kaamera uuesti ilusti paika ja keerame selle kangi kinni. Ülejäänud teised tasapinnad jäävad kõik täpselt nii, nagu nad olid. Võikski öelda, et kõige suurem vahe 3D ja kuulpea vahel on see, et 3D peaga on väga hea teha selliseid nokitsevaid pilte, eriti näiteks ka makrofotograafiat. Samas kui kuulpeaga on väga mugav panna siia peale ükskõik milline kaamera koos oma objektiiviga, olgu see lühikene, lainurk või pikk, teha ta ühest hoovast lahti ja hästi kiiresti liikuda. Nii et teil tegelikult mingi toetuspunkt on kogu aeg olemas. Kuulpea kohta võib lisada veel seda, et sellega saab pildistada üsna pikkade optikatega. Kui aga tegemist on väga pikkade optikatega, 300 mm, 500 mm, 800 mm, siis kindlasti soovitame kasutada Wimberley kiikpead. Meil on juhtumisi olemas siin üks selline pisikene objektiiv. See on Sigma 300 kuni 800 mm. Ja paneme ta siia kiigu peale. Selle kiigu juures on huvitav see, et kiiku on võimalik liigutada täiesti kas või ühe sõrmega. Sest selle objektiivi raskuspunkt jookseb täpselt siia statiivi keskele. Et jah, kes vähegi suurt objektiivi tahab kasutada, siis soovitame soojalt. Wimberley kiikpea on selleks ideaalselt sobiv. Wimberley kiikpea koos selle alla kuuluva statiiviga on mõlemad üsna rasked. Aga samas julgen öelda ka seda, et niivõrd raske objektiivi alla, oletame, et siin seda objektiivi ja kaamera kaal on kokku kuskil 5 kilo, ei sobi kõrval olevad statiivipead. Ehk siis Wimberley pea on selleks tõepoolest sobivaim. Kui te ei kasuta just nii pikka optikat ja Wimberley pead, siis on teil valik 2 statiivipea vahel. Kui te olete selline mõnusalt metsas nokitseja fotograaf, teete palju makrovõtteid, te teete palju selliseid võtteid, kus on tegemist horisondiga, siis soovitan teile valige 3D pea. Sellega on teil endal mugav. Samas, kui te olete selline natukene kärsituma loomuga fotograaf ja tahate kõigele kiiresti ligidale saada ja nurki muuta, siis kuulpea on väga hea lahendus. Rohkemat meil öelda ei olegi. Soovin teile kevadet ja igati tasakaalustatud võtteid.